Järgmiseks vaatame menüüd juhid. Oletame, et teie ettevõttes on ainult 1 või 2 kaubikut, siis automaatset juhtide sidumist teie ettevõttes vaja ilmselt ei ole, kui masinatega sõidab üks ja seesama juht igapäevaselt, kui sõidab sama kaubikuga 2 erinevat juhti või isegi 3 ja te soovite täpselt näha, millal mingi juht on roolis olnud, siis saame teha teile automaatse juhituvastuse. Aga kui on olukord, et on kindel juht, siis saab siit keskkonnast ühekordselt kindla juhi paika panna antud masinale ja rohkem tegelikult tegema ei peagi. Et selle jaoks valige, vajutage nuppu uus, täitke siis ära juhi andmed, näitan siis ära, kuidas on täidetud kujul, nimi, telefoninumber +372 peab ees olema. Saab kirja panna siis erinevad infod vastava juhi kohta ja saab lisada ka juhi pildi. Ja ütleme nüüd, et teil on üks kindel juht, kes siis sõidab selle kaubikuga. Vajutate siia keti ikoonile, määrate sellele kaubikule ja kohe on siis näha, et selle kaubikuga sõidab Siim Saks. Võtame jälgimise menüü. Ja siin on siis kenasti näha juhi nimi, telefoninumber ja ka pilt. Kui nüüd on natuke keerulisem olukord, et mitu juhti sõidab selle masinaga ja oleks vaja automaatset juhi tuvastust, siis näeb välja juht selline, tuleb lisada siia kood. Tavaliselt lisab selle siia CarCops autovalve, kes siis väljastab teile ka siis magnetkiibid või RFID kiibid vastavalt siis teie vajadusele või kui teil on olemas ettevõttes juba oma mingisugune sissepääsusüsteem, kuidas te ettevõttesse sisse pääsete, oma kiibid, kaardid, siis saame siia lisada ka nende koodid ja tuvastatakse siis juba olemasoleva lahenduse järgi teie juht ära. Aga lähemegi siis nüüd õue ja vaatame, kuidas siis see lahendus auto peal täpsemalt välja näeb.